see on esimene katsetus ja kohe hakkas suitsu tulema. Siin ma freesin suitsu võtmise torule neid lõhesid, kus see suits peaks sisse hakkama minema. Freesin raadiuse järgi ära ja nüüd tuleb lõigata, siit saab lõigata seibe, mis täpselt tihendavad. Nüüd saab lõigata siit seibe, mis täpselt tihendavad. Nüüd tihendusseibi õõnsaks, ühest otsast õõnsaks freesimine. Ja siit lõikan seibid nüüd. Nüüd püüan anda sellele seibile pealt niipidi kumerused, mis läheb selle 130-se toru siseküljele. Nüüd siis lõikan sellest kumerast käiatud toru otsast ühe seibi. Jahutina tahan kasutada seda 100 mm vihmaveetoru. Oli müüa niisugused siledad kaaned. No ma võtsin siit kummitihendid ära. Ja et see sete peab siit ka alla tulema, siis puurisin augu ja trugisin siia niisuguse astme. Nendest vene niisugusest jubedatest mutritest saab teha ka niisugused õhukesed mutrid. Nii et see õhuke mutter jääb siia peale, siis kohe kui see nõgi tuleb, siis ta saab siia alla voolama hakata. Nüüd siis on siin madalaks treitud need kontramutrid, pole veel kinni. See peab minema siia, see panen silikooni vahele. Nii et mingi niisugune lahendus. Siia puurin alla augu ja keevitan siia külge selle settepoti jaoks. Tänab mingisuguse keermega mingi vidina. Malmi ja terase vahel on päris hea teha. Nüüd keevitan põlemiskambri põhjale, jalad alla. Ühe paneme siia kuskile. Selle koht on siis siin ja see peaks minema nüüd siia peale ja see hakkab minema siis siia peale, see on jahuti, nii. Ja siin selle suitsutoru, et üldse saaks sinna sisse paigutada, siis on need seibid on nii-öelda selle toru kumeruse järgi sisemine välimine pool. Pärast panen selle sisse, siis keeran kinni, siis ta jääb sellele toru seinale hästi vahele. Selle panin kinni silikooniga. See on kuumuskindel silikon. Päris hästi jääb vist kinni. Ja ta töötabki. Ja ta töötab.
Läheb suitsu välja, mis kole. Ja juba on sinna purgi sisse kondents ja seted ka musta tekkinud. Ja. Ja siit pöördeid vähemaks, ka suitsu vähem, pöördeid rohkem, suitsu rohkem, lüütan välja ja pops võit. Nii, nüüd hakkab esimene suitsetamise katsetus. Niimoodi, tuult on täna nii palju. Nii, kõigepealt lükkame selle ventilaatori siia otsa. Nii, ventilaator läks kiirliidesega otsa. Vaata, kus töötab. Jah, puhub. Puhub küll. Saepuru sisse. Esialgu rohkem ei pane praegu. Nii, üks kolmandik on täis umbes. Kaan peale. Kaan peale. Nüüd hakkab süütamine. Natukene siit tuld, siit august. Nii. Ma ei tea, kas juba läks või? Minema aiu seest vaatama, kas tuleb tossu juba. Ventilaator on sees. Pealt näha kõik on niisugune vaikus, et mitte midagi suitsu kuskilt ei tule. Muidugi mul on pandud ka minimaalse suitsu peale praegu. Peab vaatama kapi sisse. Kapi seest on nii must, et seda ma ei taha mitte kellelgi näidata. Tuleb vaadata ainult suitsu, aga mitte kappi. Kapp teeb oma viimast suitsetamist, nüüd läheb prügimäele, ta on must. Kapi ukse vahelt suitsu tuleb, kas siis sealt torust ka tuleb, vaatame. Ossa jumal, hoidku. Niukene toss. Oi kurat. Nii tuleb toss. Siit on näha ka, et ega tuli on sees kogu aeg. Ta imeb, see ventilaator imeb. Imeb, siin tekitab vaakumi sinna põlemiskambrisse. Nii, nüüd on 9 tundi on suitsinud, vaata, mis need, kas kalad hakkavad valmis saama. On niisugused üsna tugevad ja kõvad juba. Tundub, et kalad võib vist hakata välja võtma. No nii, ma kujutan selle maitset ette. Aga kohe jõuame reaalsusesse. Ma tean, et nad on head. Ma tean, et nad on head.